vaatame matkaautosid natuke altpoolt. Olen siin rääkinud erinevatest kvaliteetidest, ülesehitustest pikalt, kust tulevad vahed sisse, mida tasub jälgida, ostad sa uut, ostad sa kasutatud, vaata, mis seal all on. Näiteks vaatame, siin on raamipikendus pandud. Raamipikendus on enam-vähem selline, et väga sportlik mees, suudan teda siin juba painutada. Nüüd vaatame siit alt seinaühendust. Jaa, see on komposiitmaterjal, aga mis lõhub neid sandwiche kõige rohkem? Kui niiskus läheb komposiitmaterjal, kas siis puidu või komposiidi või siia vahele, ta sulatab selle liimi lahti. Siin on nüüd see asi meil kõik ilusti avatud, et saaks mereks minna, aga muidugi ta on selles suhtes hea avatud, ta kujub kohe ära. Vaatame talvekindlust. Musta veepaak, ilusti, mitte midagi, torud, otse toru tuleb välja, et siin on hea selge näha, kui vesi jookseb talvel, on jää seal, väga hea. Kraan on musta vee pool, mida tasub jälgida, et ta ei oleks niimoodi väljas. See tähendab seda, et see siit külmub kõik ära kohe. Ja kui me räägime sellest, et hoiame kraani lahti, siis tekib siit nire ja lõpuks see jää läheb hästi suureks. Pealt näha, mis on pisiasjad, aga pikas perspektiivis. Ja on see tõsised probleemid. Vaatame, kuidas assi võiks olla ka natuke teistmoodi. Raam, paksem, tugevam, liimitud. Vaatame nüüd siin servast, plastik. Kõik on liimiga kaetud, kõik servad, et siia ei pääseks mitte ühtegi niiskust vahele. Musta veepaak, isoleeritud, köetakse truuma õhkkeskküttega. See tähendab seda, et siin on sooja õhusärk vahel. Kraan tuleb siit välja, aga kraan on siin sooja õhusärgi sees, ehk ta ei külma ära ka talvel. Esmapilgul, kui sai öeldud, pisiasjad, aga edaspidi kasutuses on see päris oluline.